Kiirlugemine on ahvatlev oskus. Selle õppimiseks pakutakse kursusi, trükitakse raamatuid, koostatakse arvutiprogramme. Samas on vähe uuritud, milline on kiirlugemise õppimise edukus. Vanarahvas väidab koguni, loe aeglaselt, peaasi, et sa aru saad. Kiirlugemise õppimiseks on Eestis nüüd uus tarkvara, mille koostas Martin Siiber oma magistritöös. Vaatame, milline on sellel põhineva kiirlugemiskursuse tõhusus. Tarkvara esitab tekste lugemiseks, mõõdab lugemise aja ja arvutab lugemiskiiruse. Peale lugemist esitab tarkvara teksti kohta küsimusi, hindab vastuste õigsust ja arvutab õigete vastuste protsendi ning teksti omandamise taseme. Teksti on võimalik lugeda erineva kiirusega erinevatel viisidel, kustuva tekstina, keriva tekstina, sõnarühmade kaupa ja tavalise tekstina. On võimalik lugeda tarkvaras olevaid tekste ja oma valitud tekste. Tarkvara salvestab iga harjutuse statistika ning arvutab lugemisoskus ja arengujooned igale harjutajale. Kursuses selgitatakse harjutuste olulisust ja tutvustatakse teksti mõistmise ning omandamise võtteid. 2018. aasta sügisel läbis 52-tunnise kiirlugemiskursuse 38 Tartu Ülikooli üliõpilast. Nende lugemisoskuse arengu tulemused olid järgmised. Lugemiskiirus tõusis 226 sõnalt minutis 251 sõnani. Tõus on 11% algtasemest. Omandamistase protsentides tõusis 55%-lt 67%-ni, tõus 20%. Mõõtsime omandamiskiiruse, mis on lugemiskiiruse ja omandamistaseme korrutis. See tõusis 124 sõnalt 168 sõnani minutis, tõus koguni 36%. Väga innustavaid tulemusi saavutas selles kursuses Kerle Palmiste Tartu Ülikooli õigusteaduskonnast. Tal õnnestus teksti omandamise kiirust tõsta rohkem kui 2 korda. Lümbikul me näeme tema harjutuste statistikat. Iga punkt tähendab ühte harjutamise korda, neid on veel kokku 100 ja vertikaalteljel on omandamiskiirus. Algul oli see kuskil 100 sõna minutis ja lõpuks koguni 300 sõna minutis. Mõni üliõpilane väitis, et talle meeldib teksti lihtsalt aja peale lugeda, nagu seda on testi variandis. Statistika näitab aga, et harjutustes saavutatakse paremaid tulemusi. Nii lugemistestis tavaline lugemine oli omandamiskiirus 155 sõna minutis, aga kustuva teksti harjutuses oli 160 sõna minutis ja keriva teksti harjutuses koguni 189 sõna minutis. Nii et harjutused veavad lugemisoskust enda järel ülespoole. Üliõpilastele kiirlugemise kursus meeldis. Nad kirjutasid näiteks järgmist. Kiirlugemise aine oli väga arendav, õpetades oskuseid, mis tõesti nii õppimises kui tööelust tohutult kasuks tulevad. Maria Johannas Kull. Võiksin öelda, et kiirlugemiskursus on muutnud mu elu. Marta Lindpää. Kiirlugemiskursus õpetab efektiivse lugemise võtteid ja treenib intensiivse vaimse töö oskusi.